Tere! Meie oleme tiimist Virus ja see on meie robot. Meie robot kasutab platsi liikumiseks 2 suurt mootorit ja sellel orienteerumiseks 3 värviandurit, et kas liikuda joone keskel, sellest vasakule paremal või lihtsalt liikuda jooneni. Lisaks kasutab ta ka küreandurit, et pöörata kindla nurgani. Ja peale nende on tal veel 2 mootorit, et liigutada tundeid. Sel aastal otsustasime programmeerimiseks kasutada Pythonit. Selle jaoks pidime õppima uue programmeerimiskeele. Me otsustasime Pythoni kasuks, sest suurtemates programmides on visuaalse programmeerimisega raskem ümber käia. Lisaks on Pythonil rohkem võimalusi. Meil on üks pikk programm. Iga jooksu jaoks on keskkontrolleril oma nupp ning 2 nuppu tunnelde liigutamiseks. Nii saame peale lisade vahetamist roboti taas kohe platsile saata ja ei pea programmide vahetamiseks aega kulutama. Oma programmis kasutame ka mõningaid defineeritud funktsioone ehk MyBlokke. Näiteks gyroga otsesõit, gyroga keeramine, joone järgi sõit. Et jooksude vahelised vahetused oleksid kiiremad, suudab robot sülitada oma tundlad välja ja tõmmata uued sisse. Meie esialgne strateegia oligi luua robot, mis vastaks meie lahendustele ja ülejäänud missioonidele tegime eraldi lahendused ja kombineerisime neid. Jaanuari keskpunktiks oli meie maksimum umbes 500 punkti. Ainukesed ülesanded, mida me ei olnud lahendanud, olid rataste ja telefoni keeramine ja südamete korjamine platsilt. Kui saime teada, et võistlus toimub hiljem, otsustasime ka need lisada. Nendest poleks muidugi mingit kasu, kui meie koodi ei oleks kommenteeritud. Meie robot liigub pigem aeglaselt, et suurendada stabiilsust ning meie eesmärk on kvaliteet enne kvantiteeti. Hooaja alguses platsile vaadates jõudsime järeldusele, et enamuse missioone saab lahendada nii-öelda talaliigutamisega. Seetõttu ehitasime roboti, mille ees on 2 teljel liikuv raam, mis saab liikuda üles-alla ja paremale vasakule. Selle robotiga ehitasime ka esimesed lahendused missioonidele, kuid otsustasime ehitada uue roboti. Sellel robotil on 2 tunnelt, mis liiguvad üles-alla ja on paigutatud roboti külgedele. Horisontaalseks liikumiseks liigub robot ise. Seega on meie robotil sisuliselt 2 raami, üks mõlemal pool robotit ja need on palju tugevamad kui enne. Töökindluse jaoks me oleme oma lahendusi kõrvalt ümber teinud. Siin on ainult osad meie vanadest lahendustest, sest osasid neist me muutsime ja osad lahendused on maha lammutatud ja klotsid uuesti kasutuses. Aasta algul hakkasime missioonidele lahendusi otsima, kuid koroona saabudes ei olnud meil enam võimalik robootikas ega mujal kohtuda ning robotimänguga tegelemine jäi Katariina ja Pärtli ülesandeks. Sellest hoolimata on kõik olnud pidevalt kursis robotimängus toimuvaga ning saanud ka oma tähelepanekuid esitada. Aasta alguses jõudis Peeter alustada rehvide keeramise lahendamist ning see lahendus on nüüd ka meie robotimängu jõudnud. Robotimängus toimuvast on nad iganädalaselt andnud ülevaate meie tiimi veebikohtumisel ning saatnud pidevalt oma videosid robotimängus toimuvast. Aasta algusest peale oleme me korras hoidnud mappi, kus leiab aretabeleid, strateegiaid, punktitabeleid ning harjutusajalugu. Nüüd räägime täpsemalt ühe jooksu kujunemisest. Esialgu oli meil üks väga pikk jooks. Ebastabiilsuse tõttu jagasime selle jooksu 2. Räägime täpsemalt tagumisest osast. Robot liigub gyroga otsesõidu ja gyroga keeramisele toetudes. Liumäest möödudes kasutab ta suurel määral ka jooni ning takistuste vastu sõitmist. Raske rehvi keeramiseks oleme katsetanud mitmeid erinevaid lahendusi. Esialgu püüdsime seda haaratsiga keerata, seejärel YouTube'ist leitud lahendust, kuid lõpuks jäime Peetri leitud lahenduseni, rattale toetuda ja hooga ümber keerata. Esialgu tegime seda 2 osas. Esmalt rattas püsti keerata ja siis ümber tõmmata, kuid hiljem otsustasime seda korraga teha ja ratta lihtsalt hooga ümber tõmmata. Kokku mängu harjutamisel kirja pandud punkti tulemused annavad meile hea ülevaate kõigi missioonide stabiilsusest. Oleme robotimänguga tegelenud üle 300 tunni ning kokku mängu harjutanud üle 120 korra. Täname teid meie videot vaatamast